Nii, tere pärastlõunat. Üritan tõesti võimalikult lühidalt sissejuhatuse teha, sellepärast et tegelikult minu roll on sisse juhatada mõned nendest teadusprojektidest, mida me oleme algatanud seoses sellesama maakasutuse teadusprojektiga. Ja siin on täna juba olnud hästi palju juttu igasugustest andmestikest. Et Liis rääkis meile kaugseirest ja erinevatest võimalustest, kuidas seda ära kasutada. Tambet rääkis nüüd pikalt ja laialt sellest, kuidas me käime reaalselt proove võtmas ja uuendamas meie mullastikukaarti. Mina räägin nüüd sellest kontekstist natukene, et kuidas neid erinevaid andmestikke siis nüüd ära kasutada selleks, et meie enda infot maakasutuse kohta ja kogu seda seiret parendada ja täiustada. Ja ma räägin tast väga konkreetsest puhtalt sellest kontekstis, et kuidas me siis saaksime kasvuhoonegaaside aruandlust parandada tänu sellele ja täiustada tänu sellele, et me saame uuemaid andmeid. Kõigepealt, mis üldse on kasvuhoonegaaside aruandlus? Kasvuhoonegaaside aruandlus on siis selline iga-aastane aruandlus, mida Eesti riik peab siis kokku arvutama ja esitama, et milline on siis meie riigi erinevatest tegevustest, erinevatest sektoritest tulenev kasvuhoonegaaside heitkogus, mida me atmosfääri paiskame. Ja nagu te näete, siis siin kõige alumise tulbana on esitatud ka selline roheline väike tulp, mis siis on nulljoonest allpool üldiselt, mis tähendab seda, et siis kasvuhoonegaaside puhul me ei räägi mitte heitest, vaid me räägime sidumisest. Ja seesama roheline tulp ongi tegelikult see, millest ma täna hakkan rääkima. Varasematel aastatel on see rohelise tulba osakaal olnud väiksem. Tänaseks me oleme jõudnud sinnamaale, et selle rohelise tulba osakaal kogu meie riigi kasvuhoonegaasidest on ligikaudu 16%. Ja see roheline tulp on otseselt seotud maakasutusega ja mullaga, ehk siis see tänane konverentsi teema ja sellepärast on ta ka siia toodud. Kui me nüüd vaatame seda sama LULUCF sektorit, mis siis on maakasutuse muutus- ja metsandussektor ja me jaotame ta siis ära erinevateks maakategooriateks, siis siin on tulpade kaupadega lahti löödud, kuidas ja mismoodi siis nendest erinevatest maakategooriatest see heide tegelikult pärineb. Ja kuidas me seda heidet arvutame sinna, kas siis heide või sidumine, oleneb siis kategooriast, siis selle jaoks väga oluline info on just nimelt maakasutus, kui palju meil pindalaliselt on siis neid erinevaid maakategooriaid. Samamoodi on oluline info see, kuidas selles maakasutuses toimuvad muutused, kuidas muutub ja millistes asukohtades muutub siis põllumaa metsamaaks, kus kohas me siis hõivame tegelikult asulate või muu maa alla, taristu alla, siis täiendavalt kas siis metsamaad või põllumaad. Ja kõik sellised muutused tuleb siis kuidagi siia sellesse iga-aastasesse aruandlusesse saada ja selle põhjal siis ka arvutada see kasvuhoonegaaside heide. Kui me nüüd vaatame kõige viimase avalikustatud kasvuhoonegaaside aruande järgi, milline on siis Eesti maismaa jaotumine, siis te näete siit, et üle 50% tõesti on meil metsamaad ja seejärel siis järgnevad juba põllumaa, rohumaa, asulad ja ka märgalade kategooria, mis siis on ligi 9%, kus siis omakorda toimub siis selline vahettegemine, et kas need märgalad on siis majandatavad, ehk siis inimese poolt kuidagi mõjutatud, ära kuivendatud, kraavitatud või siis on nad mitte majandatavad, ehk me räägime sellistest suhteliselt looduslikest soodest ja ka üle ujutatud aladest. Ja maakasutusega siis, nagu ma juba mainisin, see kasvuhoonegaaside arvestus käib puhtalt siis tõesti selle järgi, kui palju meil erinevates kategooriates seda maad on, mis on selle maakategooria pindala ja sealt siis omakorda me rakendame tegelikult erinevaid heitetegureid või siis ka mudeleid, kas siis biomassile, mullale või siis erinevatele majandamispraktikatele, mida me nendel maakategooriatel teeme. Ja vaat see on nüüd see koht, mille osas me siis tegelikult tahame järjest rohkem neid andmestikke parandada ja viia seda siis täiuslikumaks. Ühelt poolt selle jaoks, et me saaksime täpsemad andmed just nimelt nende pindalade kohta ja nende pindala muutuste kohta, et need pindalade muutused oleksid operatiivsemad. Ja teiselt poolt me teame praegu, et meil on päris mitmetes maakategooriates, me kasutame jätkuvalt rahvusvahelisi eriheitetegureid, mis tähendab seda, et need ei ole kohandatud konkreetselt Eestile, need ei tugine Eesti andmestikel. Ja seetõttu siis me oleme ka neid erinevaid arendusprojekte praegu ellu kutsunud, et tõesti saada teada, millised on need Eesti olud ja kuidas siis nüüd siin Eestis mingid erinevad majandamispraktikat mõjutavad siis kas siis turvasmuldadelt heidet või mineraalmuldadelt heidet. Ja praegune olukord on siis see, et me saame need maakategooriate hinnangud statistilisest metsainventuurist
ja seda viiakse siis tõesti ka läbi iga-aastaselt ja me saame selle SMI alusel siis ülevaate nii Eesti metsaressursist kui ka sellesama nii-öelda jaotumise siis erinevatesse maakategooriatesse. Ja tegemist on hea statistilise valikuuringuga, mille põhjal me siis teeme üldistused kogu Eesti kohta ja sealt siis ka tuletame ja arvutame need maakategooriate pindalad. Ja oluline on siis tõesti pidada silmas, et seal on tegemist konkreetsete proovitükkidega ja need proovitükid võivad siis igasse maakategooriasse sattuda ja selle tulemusena siis ka need osakaalud tekivad. Ja korra panin siia ka selle nii-öelda tabeli, et lihtsalt näidata, et kui sealt nii-öelda vasakult ülevalt alla jooksevad siis kõik need erinevad nii-öelda maad, mida me siis tuvastame SMI käigus, siis hiljem me peame need ära jaotama siis nendesse LULUCF kategooriatesse, mis siis jooksevad siin üleval nende tulpadena ja nagu ka näha on siis nii mõnelgi juhul võib see üks ja sama maakate või maakategooria sattuda tegelikult erinevatesse LULUCF kategooriatesse. Seal hakkavad mängima siis nii-öelda muud olulisemad tegurid juba. Ja räägingi nüüd sellest, miks me siis nii-öelda oleme need mitmed erinevad arendusprojektid ellu kutsunud, mis on meie soov, kuhu me võib-olla nii-öelda tulevikuvisioonina tahame jõuda. Täna juba siin on juttu olnud sellest samast kaugseirest ja eelkõige see kaugseire meil seondub just nimelt sellega, et me saaksime andmed kätte operatiivsemalt ja teiseks, et me saaksime ka nii-öelda täpsemaks ja detailsemaks just selle info, mis siis puudutab nende erinevate maakategooriate pindalasid ja ka seda nii-öelda muutumist ühest maakategooriast teise. Oleme siis juba nii-öelda välja töötamas siin koostöös Maaülikooliga metsamaski. Keskkonnaagentuuril on tegelikult olemas ka metsakõrgusmudel ja töötame ka nii-öelda teiste selliste nii-öelda kaugseire lahendustega, näiteks üraskite seire, ka varem oli siin juba korra juttu, aga lageraiete nii-öelda sellisest operatiivsemast jälgimisest. Nii et see eesmärk on siis järjest kõikide nende erinevate lahendustega jõuda selleni, et meil on olemas operatiivsem ja täpsem info kogu siis Eesti kohta ja see ära kaardistada. Järjest on meil tulemas siis ka arendustena märgalade kohta selline samasugune kaardistus ja mask, pruunalad juba on käimas ja loomulikult siis plaanime ette võtta ka asulad, põllumaad, rohumaad ja kõikide nende teiste kaardistused, et oleme siin head koostööd teinud ka PRIAga, kes siis juba kasutab kaugseiret ka erinevate kultuuride seiramiseks. Nii et see lõppeesmärk võiks olla selline, nagu ka Madli juba korra mainis, et meil tegelikult kogu Eesti kohta on teada selline väga hea erinevate maakategooriate kaart, kus kohas need asuvad ja mismoodi siis nad iga-aastaselt ka muutunud on. Ja see teine osa, mida me üritame siis ka nende teadusprojektidega siin järjest nii-öelda arendada, on just see, et töötada välja siis sellised Eesti-põhised ja teaduspõhised, kas siis eriheitetegurid või mudelid, mida me saaksime siis kasutada kas erinevate maakategooriate jaoks või siis ka muldade jaoks. Mullad nimelt on üks väga oluline siis nii-öelda osa sellest, palju nad siis igas maakategoorias seda kasvuhoonegaaside heidet meile panustavad ja eelkõige siis mitte mullad ise, vaid see, mida me nende muldadega teeme, milliseid erinevaid praktikaid me siis reaalselt seal kasutame, milliseid kultuure me kasvatame. Nii et need mõned, mis siis juba on töösse lükatud, on siin kirjas. Täna tuleb juttu lisaks siis selle, et mullastikukaardist juba oli juttu, tuleb siis juttu ka metsamaade mullamudelist, mille osas töö on käimas ja tuleb ka põllu- ja rohumaade mullamudelist, millega usinalt toimetatakse. Et turbaaladega on ka mitmeid arendusi, aga täna siin siis selles osas ettekandeid ei ole. Ja võib-olla tulevikku vaatavalt siis tõesti plaanime, nagu siin juba juttu on olnud, et need sellised tühjad augud või valged laigud on meil veel seoses asulatega ja mullastikukaardist me oleme juba saanud päris palju head infot selle kohta, nii et kindlasti plaanime selle asulate teema ka võtta kompaktsemalt kätte, sest seal meil tõesti on seire osas praegu nii-öelda puudujäägid ja nagu ma ütlesin, PRIAga koostöö kindlasti, et mismoodi need erinevad majandamispraktikad mõjutavad. Meie üldeesmärk on tõesti see, et me saame rakendada nii kaugseiret, kõiki neid uusi nii-öelda mudeleid, seda mullastikukaarti, mis meil on tulemas ja kindlasti liigumagi sinna poole, et need erinevad seired, mis meil praegu riigis on, olgu see mullaseire, metsaseire, olgu see SMI, et need kõik nii-öelda hakkaksid rohkem käima ühte jalga ja meil oleks võimalik need andmed kokku panna ja selle tulemusena siis nendel ühtedel samadel andmetel anda tegelikult seda infot ka erinevatesse aruannetesse. Et see ei ole seotud ainult kasvuhoonegaasidega, vaid ka kõikide teiste aruannetega. Aitäh! Aitäh, Jaanika!